videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios ja nagu me kõik teame, eks tehnika ole nagu me ise, mõnikord on ta ette, mõnikord on ta no, et riimisaade peaks kasutama S-tähega viletsavõitu, aga üldiselt tuleme kuidagi toime. Ja näe, siin ta on, ei ole väsinud, reibas rõõmus, Igor Gräzin. Igor, mul tuli koletu küsimus pähe. Kogu selle su paberimajanduse juures tead, bürokraatia ja õiendamine, käsud ja keelud. Ütle mulle palun, kas valitsemine on elutähtis teenus või peaks enesealalhoiu instinkti nimel sellega kuidagi nii ettevaatlik olema? No selle küsimuse esitasid kaasaegse valitsuse mõttes juba filosoofid, ütleme 300-400 aastat tagasi, John Locke, Thomas Hobbes, 17-18 sajandi filosoofid. Valitsemise vajadus tuleneb sellest, et kui me peame midagi tegema, millest sina, mina üksikult nagu hakkama ei saa ja meil on vaja oma tegevus kooskõlastada, jookseme mammutit küttima, mina ütlen, et sina lähed sealt vasakult ringi, siis Juss läheb paremalt ringi ja mina panen siis talle paugu odaga tagant. Siis keegi peab olema, kes ütleb Jussile ja kellele tahes, et sina teed seda, sina seda, sina seda, sina seda. Valitsemise tegelik sisu on suures osas tegevuse koordineerimine ja kooskõlastamine. Kusjuures eriti need tegevused, mis muidugi tänapäeval, kui me mõtleme tootmistehnoloogilist arengut ja nii edasi, millega ükshaaval või isegi sageli üks riik hakkama ei saa. Ja kui on vaja teha mingisuguseid komplekseid asju, minu pärast kas USA-s või Euroopas näiteks arvuteid ja siis näiteks igasugused kiibid ja muud sellised asjad, keegi peab neid tootma ja kuskilt tuleb need osta ja siis võetakse see Taiwanist toodud kiip ja pannakse Prantsusmaal toodetud selle arvuti sisse ja nii saadakse arvuti tööle. Ehk teiste sõnadega valitsemine on vajalik igal juhul, küsimus on see, kuidas seda tehakse. Ja me võtame kõige primitiivsemal tasemel, on selline asi nagu ütleme vabrikus, kus tehakse mööblit või mingisugused puidu asju ja need, on ikkagi selline ametikoht nagu meister. Ja meister on see, kes ütelda suunab seda tootmist ja koordineerib seda tootmist. Muide, see on üks väga suur probleem madalama taseme valitsemise juures, mis meil tootmises on, et meil on tegelikult ära kadunud selline inimene nagu koolides või kutsekoolides, selline isik nagu tootmisõpetuse meister. Tootmisõpetuse meister oli nõukogude ajal, see oli sinise kitliga mees, kellel oli arvutilükat vasakus rinnataskus, kellel olid prillid, millel oli sangade asemel olid püksikumm, tähendab ümber pea, mis neid prille hoidis ja ta lõhnas alati raskelt alkoholi järele. Tähendab, ja tema oligi tootmisõpetuse meister, kes õpetas poisse mingeid asju tegema ja mingeid asju omavahel ka koordineerima. Just tootmisõpetuse meister ütles, kuidas tuleb asju koos ja teha. Häda tekib siis, kui valitsus selle asemel, et valitseda ehk siis tegevust koordineerida, planeerida, tulevikku suunata ja nii edasi, kui see valitsus hakkab tegelema oma enese isiklike huvide ja oma isiklike asjadega. Võimutsema siis. Võimutsema, see isegi ei ole nii hull. Parem sõna selle tegevuse kohta on varastama. Tähendab, kui lihtsalt valitsus staatust kasutatakse selleks ära, et panna nii ütelda 11 vahepeal, valitseb ka, aga paneb ka 11 taskusse. Võib-olla üks kõige paremaid näiteid on selle kohta Rail Baltic, kes minu arvates on sügavalt kriminaalne struktuur. Ja kui me hakkame mõtlema selle peale, kuidas Rail Baltic meile tekkis, ta tekkis meile niimoodi, et oli transpordivolinik Euroopa Komisjonis oli Siim Kallas ja tema vedas sinna väga huvitav inimese Henrik Hololei, kes nüüd tänaseks on selgunud, ongi puhtalt kriminaalse kallakuga inimene,
kui ta sõitis, ta oli Transpordiameti direktor, kes allus siis nagu transpordivolinikule, kes sõitis siis noh, nii-ütelda kundede raha eest küll Araabiasse, Saudi Araabiasse, küll kuhu Punase mere äärde, küll Egiptusesse puhkama ja nii edasi, kusjuures ta kasutas selleks oma klientide raha, mis tegelikult tähendab seda, et oligi tegemist kas altkäemaksuga või siis noh, mingit sorti vargusega. No reaalne tulemus on see, et ta löödi selle koha pealt minema, aga ega see ei tähenda, et eelnevatel aegadel tal neid vargustendentse ei olnud, me lihtsalt ei tea neid, et neid ei olnud. Ja see on nüüd siis tüüpiline näide selle asemel, et puhtalt valitseda Euroopa huvides, tähendab mingisugune valitsemine või see teostad. Ühesõnaga, kui sa sõidad Araabiasse, ükskõik millisesse riiki, ja sa saad lõbutseda ja elada seal selle riigi kulul, siis on tegelikult ju täiesti loogiline, et sa ajad asju selle riigi huvides saadud selle raha eest. Ja see oligi see, mida siis Hololei pidulikult tegi ja Hololei on ju otseselt seotud ka Rail Balticuga, sest ta on öelnud ühe lause, mida ma korduvalt olen tsiteerinud, Hololei on öelnud selle lause, et kui meil ei tule Rail Balticut, siis ei tule ka Rail Balticu raha, millega siis on Hololei selgeks teinud, mis on Rail Balticu eesmärk. Eesmärk ongi raha. Ja siia juurde käib üks tsitaat, mille me võime võtta Andrus Kivirähust, tema kuulsast romaanist Rehepapp. Rehepapp algab sellest peale, et üks talumees, lollaka võitu Jaan läheb mõisasse ja varastab seal magustoidu pähe tüki seepi ja saab siis vastava mürgituse ja siis väänleb kõhu krampides maas. Ja nüüd siis tuleb siis see Rehepapp Sander sinna ja Rehepapp Sander siis ütleb sellele Jaanile, et kui sa juba nii lollakas oled, nii edasi, siis on päris hea, kui su kõht natuke valutab ja see. Ja siis ta ütleb selle tähtsa lause, et sina sööks sitta ka, kui ilma rahata saaks. No vot see ongi nüüd ütleme Rail Balticu ja Euroopa Liidu valitsemise nüüd keskne idee ja lause, sa sööks ka sitta, kui tasuta saaks. Järelikult kogu idee on see, et kuidas kõik asjad siin maailmas tasutaks teha. Muide, just kui ma praegu siia sõitsin, siis raadiost ma kuulsin ühe sihukese huvitava teate. Me oleme sinuga ju palju Eesti Energiast rääkinud, et see on üldse sihukene väga kahtlane firma ja nii edasi. Nüüd Eesti Energiale alluv asutuse firma on nimega Enefit Green, mille ülesandeks on toota jutumärkides toota loodussõbralikku või keskkonnasäästlikku elektrienergiat. Ja nüüd siis selgub, et eelmise aasta lõpus ja tänapäeval on siis energia tootmine Enefit Greenis, ehk tähendab rohelise energia tootmine, langenud 14%. Nüüd tekib küsimus, miks ta langes? Vastus, tuult oli vähe. Ja mis sa selle hädaga siis peale hakkad? See Enefit Green, kes vastutab elektri tootmise eest, laseb rahulikult 14% tootmata jätta, ettekäändel, et ei ole tuult, mis tuulikuid ringi keerutakse. Selle peale meie ju normaalsete inimestega ütleksime, kuule Enefit Green, et tule mõistusele. Et kui tuulikud ei käi, siis peab tulema igasugust muud energiat, mida sa tootnud ei ole. Küll oled sa aga saanud taastuvenergia tasu, selle raha ja nii edasi ja keevitanud selle kas omale taskusse või ühesõnaga, see on üldiselt üsna sihuke kaabaklik olukord ja kaabaklik käitumine. Ja see, et Enefit Green on oma olemuselt kaabaklik ettevõte, taevan äärmised, me oleme rääkinud ju aastaid, mis siin nüüd nii väga üllatavat on. Lihtsalt praegu seoses selle 14% tootmislangusega, tähendab lihtsalt see kaabaklikkus ujus pinnale. Muide, Margus, oskad see, kui suur on korter, milles sa elad?
ega ma nii väga tea neid, aga. ei, mitte ruutmeetrid, no mitu tuba? mitu tuba, eks seal 2-3 ikka ole. 2-3. no mul on nii väike liikumistrajektoor. aga kas köök on eraldi? ei ole. köök on ühe toa küljes, jah? jah. okei. nii, kas sa umbeski mäletad, tähendab, palju sa näiteks nüüd viimasel ajal oled elektri eest maksnud? umbeski mäletan. ja see on? ootamatult läks pealt 60, aga ma mäletan, et ma olen hoobelnud siinsamas raadios ka 18-ga. okei, ja sa tead ka, kes sulle seda elektrit annab? noh. okei, no Ladno, ma ütlen sulle siis teise asja, tähendab, meie korterid on siis laias laastus enam-vähem ühe suurused, seepärast, et tähendab, meil nüüd on ütleme niimoodi 3 tuba ja need on väiksed toad suhteliselt, tähendab, üks on siuke nagu kabineti moodi, kus ma siis tööd saan teha, teine on siis teise kabineti moodi, kus siis Maret saab tööd teha ja kolmas on siis see, kus me magame. ja siis on meil üks siuke suuremat sorti tuba, mille ühes servas või piki ühte seina on köök. no köögiga on just see asi, et vaata need esimesed silikaatplokkidest majad, nende köök oli selline, et ma olen suti suur selle jaoks. ja sul on see korter alles või? no seal ma olen, sellepärast saigi sein maha võetud, et saaks Priidile ligi. no umbes. ja okei, no ühesõnaga meil oli nüüd niimoodi, meie viimane elektriarve oli, usu või ära usu, 400 eurot, mis on ikka väga oluline vahe. aga kui sa vaatad kogu selle, noh, tegelikult see on 2 korda või 2,5 korda suurem, kui ta oli alles hiljem, nii ütleme 200-250 oli nagu enam-vähem normaalne. Igor, siin tuleb nüanss, siin me peaksime rääkima ka energiast üldse, sest kui mul oleks elektripliit, ma ei välistaks, aga mul on gaasipliit. ja dušivesi tuleb ka gaasiga, eks ole, kui me selle kokku lööme. ja ei, ta võib tulla küll ja vaata noh, mina pean oma selle 400 taha ütlema veel selle, et eks ole, meil on ju ka põrandaküte, mis paneb veel noh asjad juurde ja nii edasi. ühesõnaga 400. nüüd tähtis ei ole mitte niivõrd see 400, kuivõrd see, millest see siis koosneb. 200 on elekter, see on siis puhtalt elekter, mis ostetakse börsilt. ja tähendab, see on see, mis käib üles-alla, nii edasi, see börsi elekter. aga nüüd meil on siis oluline summa, mis ei ole börsiga üldse kuidagi seotud. Need on siis 80 € on taastuvenergia, see on see, mis läheb siis Enefitile, tähendab puhtalt taskusse. Kelle tuulikud ei käi, kui tuult ei ole ja ühesõnaga, kes ongi tegelikult tähendab siukene noh, oma olemuselt siuke korruptiivne firma, mille ülesandeks on toota kasumit, tähendab omanike firma taskusse. ja teine on siis 180 € oli meil selle arve peal, oli siis võrgutasu, mis iseenesest võib olla, ega tegelikult sellest asjast ka nagu väga hästi aru ei saa, seepärast tegelikult on niimoodi, et suur osa sellest nõndanimetatud võrgutasust või võrgukuludest läheb siis tegelikult elektri omahinda. Tähendab, elektri on mingisugune tähendab tootmiskulud ja nii edasi ja järelikult tekib tootmis omahind. Tähendab, kuna elektril ei ole mitte mingisugust mõtet, kui ta jääb sinna elektrijaama, tähendab, olgu siis Kohtla-Järvel või seal, ja seal see elekter on ja sealt ta kuskile ei lähe, sealhulgas ei lähe ta Lõuna-Eestisse ega Tallinnasse ega mitte kuskile, siis tegelikult elektri omahind ongi see, tähendab, mis nüüd siis elektrijaama, noh, nüüd ütelda väravas, mida ta maksab, pluss see kulu, et ta viiakse tarbijani. Ja seal omahinna sees on siis ka jutumärkides, noh, ütleme see tema transpordikulu või nii edasi. No hea küll, võtame lihtsama näite, no oletame, et me tahame osta piima või vorsti või kuskil siin Selveris või Rimis või nii edasi. Vorsti hinna sees ei ole mitte ainult see vorsti tootmise kulu, vaid ka selle veoauto kulu, millega see vorst poodi tuuakse. Külmkapi kulu. Külmkapid ja töötajad, kes tõstavad punktist A punkti B ja jummal teab, mis veel. Tähendab, siis elektriga tegelikult peaks olukord olema täpselt samasugune, tähendab minu puhul see 200
ja selle 200 sisse peaks kuluma kõik see ülejäänud kulud, mis on selle kohale toimetamise ja kõige selle. Ja nüüd siis selgub, et tähendab tegelikult see võrgutasu on veel kunstlikult otsa keevitatud kulu. Tähendab, mis tegelikult on võetud elekter ja sinna pulli pärast on otsa pandud see 120 võrgutasu, kus juures noh, ütleme selle korjamiseks puudub tegelikult igasugune juriidiline ja mis tahes muu põhjus või õigustus. No sellest me oleme ka siin nüüd rääkinud, las ma vist kordan, lisaks sellele tuleb vaadata ka mööda Eestit ringi sõites, millised need meie võrgud on. Ega siin on ju ka nii, et ma ei tea, kolmandik või veerand või see, mis autoga ringi sõites näha on tegelikult on traadiräbalad, tähendab, need ei ole mitte mingisugused korralikud võrgud. Ja nad on kinni pandud postide külge, mis on betoonist ja mis on tegelikult noh, nõukogudeaegsed postid. Paljud inimesed ei mõtle selle peale, aga need, kes seda lähemalt näinud on, ega betoonpost ka mädaneb ära. Tähendab, seal on mingisugused momendid, kus sa võid sõrmega lükata selle betoonposti sisse ja ongi auk valmis. Nii et tegelikult ütleme, need võrgupostid on ka nii, nagu nad on. Aga museaalide säilitamine ongi kulukas. No vot, seal on see värk. Ja see lihtsalt tuletab mulle meelde, teda nüüd issand abiga ei ole seal ametis, aga oli Hando Sutter, kes oli selle Eesti Energia pealik, siis ma mäletan väga hästi, kuidas see oli niimoodi, et see oli üks grupp Reformierakonna Riigikogu liikmeid, kes sõitsid siis vaatama ja rääkima, sõitsid ekskursioonile, tähendab sinna meie energeetikute juurde, sinna Narva ja sinna kanti, kus olid elektrienergia, siis üks asi meile näidati uut Eesti Energia juhti Hando Sutterit. No me siis vaatasime teda ja ajasime natuke juttu, et mis meil siis on ja nii edasi ja mul tegelikult just seoses praeguse selle jutuga tuli meelde, et kus see Hando Sutter tuli. Ta tuligi mingisugusest börsist või börsilt. Tähendab, mida ta juhtis, oli see Tallinna börs või midagi taolt ja siis ta rääkis, kuidas need börsihinnad kõiguvad ja nii edasi. Ja ma ei mõelnud siis nagu väga tõsiselt selle peale, aga nüüd ma saan aru, kus kohas see kogu see Eesti Energia käkk tegelikult veel enne Sandor Liive, mis see targem oli. Kus kohas need käkid tulid, oli see, et ta rääkis meile kogu aeg, kuidas börsile asjad liiguvad. Ainus asi, millest Hando Sutter ei rääkinud ja nagu ma aru sain, millega ta ei tegelenud kunagi ka tulevikus, oli elekter. Ja need inimesed, kes Eesti Energia juhatuses olid ja nii edasi, nende hulgas oli igasuguseid rahvakunstnikke ja ainus, kes seal puudu olid energeetikud. No ja siis tulemuseks me siis saime, tähendab Eesti Energia, mis tegelikult ei tööta korralikult, mis tõepoolest toodab ainult raha, osaliselt Eesti riigi eelarvesse, osaliselt tont ja mille pärast. Ja seal meil siis nüüd see olukord on ja me olemegi nüüd siis siia jõudnud. Ainus asi, mis nagu enam-vähem nagu välja kukkus, oli see lahti ühendamine Vene võrkudest, aga seegi venis tont ja kui kaua ei oleks pidanud aset leidma muidugi oluliselt varem. Aga nüüd meil siis ongi see värk selle elektriga, nagu ta meil praegu on ja mis ma ikka oskan öelda. Läheb nagu läheb ja ma ei kujuta ette, mis asjast sellisel kujul hakkab edasi saama. Aga igal juhul üks asi, mida me peaksime nüüd rehkendama ja vaatama ja mis asjast saama hakkab, on üldse Eestile kuuluvad ja riigile kuuluvad ettevõtted. Ja lähme siis kohe järgmise teema juurde, on Rail Baltic, millega me siin oleme jõudnud ka ei tea kuhu. Nüüd need meie vaatajad, kuulajad, kes aeg-ajalt võib-olla sõidavad Tallinnast Viljandi poole, see on siis see maantee ots, mis hakkab peale Järve Selveri juures, tähendab, kui me siit linna poolt lähme, siis ta keerab sinna vasakule. Ja kui siis sinna sõita, tähendab, sinna sõidavad inimesed Viljandisse ja Raplasse näiteks ja Türile ja sinna kanti, siis esimesed 15-20 kilomeetrit, mis Tallinnast sõites vasakut kätt jäävad eriti, on täiesti tektoonilised, sellised globaalse geoloogilise mõjuga tegevused.
tähendab, seal on tohutult kõrged mingisugused kruusamäed, mille kõrgus on sama kõrge kui ütleme, kui ümbritseval metsal. Ja siis on mingisugused kaevetööd, siis mingisugused viaduktid ja tont teab mis asi. Mis on tõesti tektoonilised, mis kohutavad suured asjad, mis seal toimuvad. Sõita on ka keeruline, sellepärast see märgimajandus on selle töö käigus ka üsna siuke segane, nii nagu ta on. Mis seal toimub, ehitatakse Rail Balticut ja hakatakse ja sealt siis on metsad maha võetud, seal on siis need suured kruusamäed ja need kõik üles tõmmatud ja ehitataksegi Rail Balticut. Ja kui me praegu räägime sellest, et läks ära, sotsid läksid ära valitsuses, siis see ei ole puhtalt nende süü, aga suures osas siiski ka nende süü. Et selline minister nagu Svet, kes seal oli, ei teinud mitte midagi selleks, et need töid peatada. Eriti veel selles olukorras, kus see küsimus, mis Rail Balticust edaspidi saama hakkab muutuma ikkagi kohe eriti teravaks. Rail Baltic OÜ Eesti oma asutati aastal 2014 ja kuni 2014. aastani oli meie peaminister Andrus Ansip, kes ei teinud ka mitte midagi selleks, et see Rail Baltic lihtsalt ära jätta. Või vähemalt ehitamata jätta, sest nüüd on, ma ei kujuta ette, kuidas seda seisma pannakse. 2015. aastal, see on siis juba Rail Baltic OÜ oli loodud, sai Ansip riigivapi 2. klassi ordeni või märgi. Mina ütleksin nii, et me oleme kuskil jõudnud sellesse aega, kus selle märgi võiks nagu Ansipilt ära võtta. Sellepärast, et see, millega ta hakkama sai, on ikkagi üksjagu jube. Eks ta osutas ju valitsemisteenust, mille tulemus on žõble. Seal oli nüüd pärast Siim Kallas transpordišefina tuli transpordi asjanduse juhiks või komissariks Euroopa Komisjonis keegi daam nimega Violeta Bulc. Ja temale muide esitas isegi ka Urmas Paet mingisuguse küsimuse seos sellega, millele ta ei osanud vastata. Aga siis me käisime Andres Tarandiga ja seal Violeta Bulci juures nagu kokkusaamisel ja ütlesime, et tuleks tekitada täielik kontroll kogu selle Rail Balticu pulli peale, mis on aset leidnud ja selle Bulcilt oli nii palju siiski kasu, et vähemalt Lätis hakati seda Rail Balticu ehitust tõepoolest riigikontrolli poolt kontrollima ja selgus, et seal terve rida tõsiseid möödalaskmisi ja probleeme. Nüüd võib-olla üks kõige olulisemaid detaile seoses selle Rail Balticu arenguga on aastast 2017, nüüd ei ole Ansip enam süüdi. Nüüd on meil seal siis Taavi Rõivas, kus telliti nüüd lõpuks ometigi, eks ole, pärast 5 aastat oli asja seal õiendatud ja susserdatud ja nüüd äkki esitati idee, et on vaja hakata kontrollima, kas see Rail Baltic on tasuv ja mitte tasuv ja nii edasi ja pöörduti sellise audiitorfirma poole nagu Ernst & Young. Nüüd Ernst & Youngi kohta, kui keegi viitsib nüüd jälle Google'isse kuskile sisse minna ja vaadata, mida see tõepoolest maailma kuulus firma ja kuulub võib-olla top 5 sellise analüüsifirma hulka kogu maailmas. Aga sealt siis, mis meil selguma hakkab, on see, et Ernst & Youngil on probleemid, kus ta on siis sisse keevitanud suurema koguse raha endale taskusse, kus ta ei ole teinud korralikke analüüse ja kus ta võtab raha, aga analüüsi korralikku ei anna ja nii edasi. Ja võt see siis nüüd on Ernst & Young, kes tuli Eestisse vaatama, mis Rail Balticuga saab. Kus juures seal siis selgus veel terve rida selliseid väga huvitavaid detaile. Näiteks üks idee, millest räägitakse seos Rail Balticuga on see, et see on keskkonnale kohutavalt kasulik, et ei ole vaja enam diiselmootoreid ega midagi, eks ole, Rail Balticu peal hakatakse sõitma elektriga ja nii edasi. Ja siis kus kohast nüüd kõik need säästud ja asjad kõik tulevad, kõrvutati, kui palju kulutab siis elektrirong
tavalise bensiiniautoga ja tuleb välja, et kõrvutuse aluseks oli siis GAZ 51. Mäletan. Nõukogude ajast, kusjuures võeti GAZ 51 1975. aasta mudel. Ehk teiste sõnadega, see on siis ka nõukogude korra tingimustes, mitte just kõige parem ja kõige ökonoomsem auto, aga selline, oi jumal, neid oli ju palju. GAZ 51 oli siis põhimasin. Ja nüüd siis selgus, et tähendab Rail Baltic elektriraudtee on siis keskkonda säästvam võrreldes GAZ 51-ga 1975. Ja siit siis tulevad kõik need keskkonnasäästud ja asjad ja mis iganes. Ja sellega sai siis hakkama Ernst & Young. Kust ta selle GAZ 51 välja võttis, ma ei kujuta ette, aga nii see oli. Ehk teiste sõnadega me oleme siis kogu selle keskkonnasäästu ja kogu selle värgi välja võtnud ühesõnaga autost, mis ei olnud teab mis asi juba nõukogude korra tingimustes. Nüüd seoses selle Enefit Greeniga ja kõige sellega tähendab, siin tuleb meil välja veel üks huvitav teema. Meil ju käib praegu üks sükene pakkumine, mida pakutakse välja. Et meil on nüüd firma, mis hakkab jõle palju elektrit võtma ja tänu sellele on kogu see meie elektrimajandus hirmus kasulik, sest meil tekib kunde, kellel seda elektrit on väga palju vaja ja kes on valmis seda elektrit tont teab mis raha eest ostma. Jutt käib ideest luua metanooli tehas Pärnusse. Ja seal metanoliga on neil kogemused olemas ja varastatakse ilmselt vähem ja nii edasi. Vot. Minu arvates on see juba moraalselt väga küsitav idee luua metanooli tehas Pärnusse. Sellepärast tuletame meelde, et Eesti võib-olla ainus ja kõige suurem selline ütleme mürgitusjuhtum, kus inimestel on halvasti läinud ja tõesti, kus ühti kokku hukkus kuskil 60-70 inimest, oli siis metanooli tehas, oli varastatud metanool raudteelt, varastati tähendab nendest suurtest tsisternidest ja metanool läks siis joogiks ja reaalne tulemus oli see, et kuna metanool on ülimalt mürgine seoses sellega, et ta tegelikult nii ütelda halvab täielikult neerutegevuse ja inimesed hukkuvad, tookord hukkus kes 45-46 inimest ja sandiks jäi veel 30 just nimelt. Ja selles mõttes mulle kogu aeg kuidagi ta psühholoogiliselt või tundub see asi veel päris koletu sellepärast, et just sinna, kus 70 inimest on metanoolist surma saanud, et sinna siis hakatakse ehitama veel eraldi metanooli tehast. Mis muide tähendab seda, et tegemist on mis asi on metanool, puupiiritus. Nii et tegelikult on jutt puupiirituse vabrikust, mida hakatakse siis sinna ehitama ja muide sellel teemal rääkisid väga asjalikku juttu kaks meie tippajakirjanikku on Priit Hõbemägi ja Marek Strandberg Postimehest, kusjuures eks ole, Marek on teadlane ja Priit on lihtsalt kõva ajakirjanik, kus nad juhtisid tähelepanu sellele, et nähtavasti meil ikkagi ka need inimesed, kes selle metanooli vabrikuga või puupiirituse vabrikuga tegelevad, et neil lihtsalt see mõistus ja teadmine oli ikkagi nagu suhteliselt küsitav. Mis sest metanoolist nagu võiks saada teoreetiliselt, ta on mingil määral kütus, ja ta on siis, siin nüüd räägiksid need Postimehe poisid paremini, et teda saab kasutada toorainena mitmesuguste teistsuguste asjade tegemiseks. Aga nüüd võt see Pärnu ja see, miks pärast just Pärnu ja mitte kuskile mujale. Sellepärast metanooli tootmine nagu selgub tõepoolest nõuab väga suurt elektrienergiat või väga suurt mahtu. Ja nüüd on siis idee selles, et on loota, oodata või tont teab mida, et kuskile Pärnu külje alla, Pärnust siis sinna avamere poole,
tahetakse rajada siis tuulepark, kusjuures see hakkab tootma siis nii suurt võimsust elektrit ja seda, et see täiesti katab ära selle vajaduse, mis sellel puupiirituse vabrikul vaja läheb. Noh ja siis, kui parasjagu tuult ei ole, nagu nüüd Enefit Green näitab, et tuult sageli ei ole ja et noh, ja jääbki nii. Noh, et siis saab mingisugust energiat sellest, et kui hakata põletama madala kvaliteedilist puitu seal samas kandis. No mis on madala kvaliteediline puit, seda me kõik teame, see on ütleme haavapuu. Või siis, ja mis muide on tegelikult Eestis üks asi, kus meil noh, nii ütelda jääb asja üle, on siis võsa. Ja meil on tõesti võsa palju. Ja võsast midagi targemat kui kütet tähendab teha tegelikult ei saa, nii et see nagu läheks asja ette. Aga mis puudutab tuuleenergiat, no siis seda me siis nüüd teame, mis siis on. Muide, mis puudutab Eesti Energia üldse kalduvust keevitada endale taskusse, tont teab, mis rahasid ja asju, millel minu arvates on siuke küsitav iseloom ja seotud minu arvates mingite kriminaalsete asjadega, siis Eestis on olemas üks väga suur firma, mis on sealt Kundast edasi, mille nimi on Est-Cell ehk siis täie sõnaga Estonian Celluloosa. See on siis tselluloosi valmistamise. Kusjuures tselluloos on hirmus vajalik asi ja väga kasulik ja kui seda veel kõrge kvaliteediga tehakse, siis issand abiga jumal tänatud, et meil see Est-Cell olemas on. Aga me peame esitama küsimuse, kui kauaks teda olemas on. Sellepärast, et Est-Cell on, ütleme siukene, noh, ütleme siuke individuaalne siuke custom made, tähendab siuke, noh, firma, kes on Eesti Energiale lihtsalt, noh, ütleme, prints ja kuningas ja mis iganes tarbija, tähendab siuke kohe spetsiaalselt väga hästi, aga nüüd seoses sellega, et Eesti Energia on endale mingisugused hullud hinded üles pannud ja nii edasi, nüüd siis Est-Cell tegelikult on esitanud väga loogilise küsimuse, aga mida kuradit me siin teeme? Et tähendab juhul, kui meil ei võimaldata nii-öelda optimaalselt toota normaalse hinna eest ja nii edasi. Ja kui nüüd me oleneme, meie Est-Cell oleneme nii kõvasti Eesti Energiast, et me lihtsalt paneme oma putka kinni ja läheme kuskile minema. Noh, minu pärast näiteks kas või Lätti või tegelikult ka Leedusse, sest mis mõte on meil hoida seda tselluloosi tootmist Eestis sellisel kujul. Kusjuures siin on ju veel üks huvitav nüanss, et ega sellel Est-Cellil tegelikult Eesti tingimustes ju kuskile minna ei ole. Sest niipea kui hakati mõtlema mingisuguste tselluloosi tootmiste peale Lõuna-Eestis, siis oli ju kodanikualgatus ja kogu see värk lõppes ära. Ma olen ise seisnud selles ketis, mis oli Tabivere juures ja Tõnismägi laulis seal igasuguseid patriootlikke laule ja nii edasi, et meie seda ei taha ja käige kus kurat. Ja noh, tulemus oligi selles, et need, kes natukene selle asja peale vaatasid, käisidki kus kurat ehk teiste sõnadega Lätti või Leetu. Nii et noh, seal ta on. Kusjuures meil oli niimoodi, et meil ju rahvas oli selle tselluloosi tehase vastu Kesk- ja Lõuna-Eestis. Ja selleks olid ka omad põhjused, sest riskid olid seal tõeliselt väga suured. No seda enam, kui meil on olemas käiviv, töötav, inimeste poolt aktsepteeritud, igatepidi õigeks arvatud ja heaks arvatud tselluloosi tehas Põhja-Eestis seal Kunda lähedal ja nii edasi, siis no selleks peab olema väga raske idioot, kes surub selle olemasoleva tselluloosi tehase välja, ilma et Eestis oleks koht, kuhu see tselluloosi tehas võiks minna. Kust see tuleb? Jälle, eks ole, Eesti Energia ehk teiste sõnadega siis Eesti riik ja sealt siis kõik need Enefit Greenid ja tont teab mis asjad, noh, mis tegelikult, eks ole, noh, mitte midagi head meile ei tee ja ei anna. Nii et võt sellised on meil need asjad, lõbusad ja nii edasi. Igor, siin on, tead, kangesti tuleb meelde
kuidas Mikk Mikiveriga konservatooriumi ajal sai analüüsitud ühte või teist näitemängu, konkreetselt koguni Hamletit. Ja seal ta ütles, et küsime julgelt, miks. See on see küsimus, mida välditakse nagu katku või ma ei tea mida. Ja asja puent oli siis selles ja kui viimane miks on vastatud, alles siis me võime millegi kohta öelda, et aga miks mitte. Just, täpselt see nii ongi. Ja noh, tähendab, nii imelikkusega ei ole, aga noh. Sest eks me oleme Nõmme raadios ka rääkinud sellest rohkem kui üks kord. Tähendab see sama Rail Baltic ja energia ja kõik värgid. Tähendab, seal on see miks on jäänud tegelikult küsimata. 100% ja kui miks on jäänud küsimata, siis miks ta on jäänud küsimata? No see on see, millest me oleme ka siin korduvalt rääkinud, selliste suurte projektide, eriti kui tegemist on selliste igasuguste kaevamiste ja muude selliste asjadega, on tähendab, miks on ju selge, tähendab, miks on siis noh, see on põhimõtteliselt taskusse keevitamine, tähendab noh, nii nagu ütleme, Henrik Hololei tegi seda ja noh, me ei tea lihtsalt kõiki, igal juhul noh, fakt on see, et Siim Kallas oli selle ajal tähendab transpordivolinik, kes vastutas mingite asjade eest. Ja ma arvan, et ta vähemalt oleks pidanud teadma või ta peaks teadma neid kohti, kus kohas need varguse võimalused ja kus kohas nad tekivad. No miks ta ei teadnud siis? Meie asi, noh näiteks klassikaline, eks ole, see vana anekdoot kärumehest, kes varastab tehasest kruusa. Pärast vahetuse lõppu, eks ole, tuleb ta käruga, kruus ja kõik see ja valvur peab ta kinni ja ütleb, et sa ei tohi sellega sinna välja minna, et ei tohi varastada. No see sõidab siis taga. Järgmine päev jälle, eks ole, jälle käru ja kruus ja valvur ütleb jälle, et ei tohi, et pane tagasi ja nii edasi. Tuleb kolmas päev ja nii edasi ja kogu aeg need asjad korduvad ja mingil hetkel lähevad nad mõlemad pensionile. Nii see kärumees, kes seda vedas, kui ka siis valvur, kes teda kogu aeg takistas ja pidurdas ja ütleb, et aga noh, tegelikult, et ütle ära, mis point sul oli, et miks sa pidid seda kruusa varastama, et kruus on siis samas vabriku aia taga ja plangu taga on siin ju küll, kust kruusa võtta saab ja nii edasi. Ja selle peale siis mees ütleb, et sa oled asjast valesti aru saanud, ma ei varastanud kruusa, ma varastasin kärusid. Nii et siin on nüüd seesama situatsioon, et tähendab noh, kes, mis, kus, kui ma rääkisin nendest suurtest kruusahunnikutest, mis Kohila kandis ja seal, mis kerkinud on nii edasi. Noh, jällegi, eks ole, tekib küsimus. Kus juures tegelikult siin on üks asi, millest võiks rääkida, on see, et üks asi, hea küll, ma võtan ühe, see tähendab sammu tagasi, ütleme niimoodi, oli selline asi nagu Eesti üliõpilaste ehitusmalev ja me tegime seal igasuguseid töid, küll me siis valasime põrandat lautadele ja küll me siis tegime seal teid korda ja noh, mida iganes. Ja siis üks tööliik, tähendab, eks ole, seal meister nädala lõpus, eks ole, lõi kokku, tähendab, millist tööd, kui palju tehtud ja nii edasi. Ja siis selle alusel pärast rehkendati palka nendele töötegijatele, üliõpilastele ja nii edasi ja siis no see on nüüd erinevad asjad, mis seal kõik olid, tähendab seal põranda betoonivalu ja ma ei tea, mingisugune seina ladumine seal ja nii edasi. Ja siis üks nendest asjadest, selline klassikaline, mis on tegelikult, no ütleme, legend Eesti üliõpilaste ehitusmalevast, oli nõnda niimoodi, oli siis eraldi akteeritud ehk akti sisse kirjutatud töö, oli siis käsitsi mullatööd. Noh, selle all siis mõeldi, tähendab, plavida viskamist ja mida iganes oli. Käsitsi tehtavad mullatööd, olgu siis seal põranda aluse tasandamine, kõik käsitsi mullatööd. Ja noh, legend ja tegelikkus oli siis tegelikult see, et poest osteti paar pudelit viina, mindi kohaliku kopamehe juurde ja öeldi, võt viska siit nüüd see ära või teine või kolmas. See kopamees tegi tunni ajaga kogu selle asja ära, sai oma viinapudeli kätte, sõitis minema ja oligi kõik. Ja oligi kogu see käsitsi mullatööd. Tähendab, tegelikult noh,
ei tehtudki käsitsi midagi. Ja see on, ütleme, üks Eesti üliõpilaste ehitusmaleva legend, kui öeldakse mingi asja kohta, see on sul käsitsi mullatöö. Sest see oli nüüd siis ühesõnaga see susserdamise musternäide. Aga nali naljaks, see tegelikult on siuke suhteliselt nagu tõsine asi, kui nii mõtlema hakata. Ma ei mäleta, kas sina mäletad, mina nüüd ei mäleta aastat. Oli ju siukene asi, et skulptor Tauno Kangro pidi ehitama Tallinna lahte Kalevipoja kuju. Oli. Igavesti siuke piraklas värk ja nii edasi. Õnneks jäi see nüüd tegemata. Aga tegelikult kogu selle asja idee seal ei seisenud mitte niivõrd selles Kalevipoja kujus, mis võis ju ka tulla, eks ole, ja mingisugused seal mudelid ja mingid eskiisid ja nii edasi tegelikult Tauno Kangro esi. Vaid kogu see point oli selles, mis tööd hakatakse vee all seal samas Tallinna lahe põhjas tegema. Tähendab, sinna on ju vaja valada betoonist mingisugune alus ja värgid, mille peale see Kalevipoeg pannakse või et ta sealt ümber ei kukuks ja nii edasi. Tähendab, oli vaja teha see jutumärkides käsitsi mullatöid Tallinna lahe põhjas. Kusjuures see on nüüd, selleks me ei pea üldse ehitajad olema, me saame ju väga hästi aru, et see, mida seal põhjas tehakse, et seda ei ole ju võimalik täpselt akteerida. Või sa akteerid, umbkaudu, siin, seal oli, siin on see värk. Sa ei saa kunagi kindlaks teha, kui palju seda asja värki ja niimoodi oli. Seda ei saa kaldalt isegi näpuga näidata, kus see oli. Just täpselt ja see siis oligi, tähendab, see oli siis see, et meie siis nüüd ütleme ehitusmaleva veteranid, kes me poliitikud olime, siis tol ajal meie jaoks oli see ju nali ja muigamine. Ja kus me mõtlesime, et vaesed meie üliõpilased, et meie nüüd ei teadnud, sest käsitsi mullatöödest õiget, et meie varastasime, ütleme seal 200 rubla kaupa. Aga see, mis tuleb Tallinna lahe põhja, et seal on ju nüüd väga suured mängud käimas. Vähe sellest. Ja kui me nüüd ütleme, et meie oleme siukesed vargad ja sulid ja nii edasi, et meie nüüd niimoodi mõtlesime nii halvasti ja nii edasi. Toome teise näite, tähendab täpselt vastupidise majandussüsteemiga riigis, kus aga vargus on ka väga suur. Tegemist on Venemaaga, Venemaa kõige suurema firmaga Gazprom. Gazprom, see on ju käibed miljardid, eks ole. Gazprom otsustas ehitada oma peakontori, kusjuures siin tekib küsimus, et aga esiteks, miks ta sinna üldse kavatses ehitada, sest loogiline oleks olnud ehitada see kuskile mujale, Moskvasse või nii edasi. Gazprom otsustas ehitada selle ei rohkem, ei vähem kui Peterburi ehk endisesse Leningradi. Gazpromi peahoone 25-30, praegu on suures osas on ju valmis see 25-30 korrust või midagi, ikka tõeline pilvelõhku ja igasuguste vidinateta seal estakaadid, kuidas sinna sõita saab ja nii edasi. Gazprom ehitas selle siis Peterburi. Nüüd Peterburi kuhu? Ta ehitas selle Neva jõe suudmesse, ühe väikse sihukese saarekese peale ja nii edasi. Jälle küsimus, miks Neva jõe suudmesse, esiteks, miks mitte Moskvasse? Ja miks mitte maa peale, vaid miks Neva jõe suudmesse, kus juures seal ümberringi on ju lisaks sellele veel ju ka sood. Kui Peeter Esimene hakkas Peterburi rajama, siis tegelikult ju põhiprobleem oli juba Peeter Esimese aja. Oli see, et kuidas ehitada kõik need asjad, ütleme kõik talvepaleed ja siis senat väljaku kolonn ja mis iganes. Ei ole raske ju ehitada eriti kõrgeid asju, sellepärast Peterburi on ehitatud sohu. Ja seda on tegelikult ka paljud ajaloolased öelnud, et sellega on tõestatud ja kinnitatud, et Peeter Esimene oligi psühhopaat. Sest normaalne inimene sellesse kohta ei ehitada, oleks võinud tulla kuskile siia allapool ja see. Nii, aga probleem oligi selles, et egas Gazpromis ju siis ka lollid ei ole. Need said ju väga hästi aru, et selle 25 korruselise peahoone fundament on see, mis rajatakse Neva jõe põhja, mille kohta me siis ütleme tere tulemast, käsitsi mullatöö. Gazprom tegi täpselt seda, mida tegi õnnelikult Eesti üliõpilaste ehitusmalevlased,
et noh, järelikult noh, ei olnud Gazpromi selleks, et näidata kõiki neid kulusid, kui palju neid oli ja nii edasi. Näidata neid nii, et need ei läheks riigimaksu alla, eks ole, maksuametisse ja selleks ehitatigi Gazpromi peahoone sinna. Tähendab selle sama asja sisse. Nii et meil on näited jutumärkides käsitseb ükskõik mis mullatööde kohta, meil on olemas näide, tähendab Eesti üliõpilaste ehitusmalev. Meil on näide Kalevipoeg Tallinna lahte ja meil on näide Gazpromi peahoone kohta Peterburis. Kui meil nüüd need 3 näidet on olemas, siis ühesõnaga siis ma arvan, et kuulajad, vaatajad, te saate must aru, et kui ma satun sinna Rapla poole sõitma või nii edasi ja ma näen kogu seda värki selle ümber ringi, siis tekivad mul igasugused mõtted. Miks seda kaevatakse, kuidas seda kaevatakse, miks ta on ehitatud just sinna ja mitte kuskile mujale ja nii edasi, nii edasi. Ja ma ütlen, kui mul on 3 näidet, kuidas mullatöödest on varastatud see teine, siis mul tekib küsimus, kui 3 on seotud mullatööde või selle pinnase tööde ja selle vargusega, siis mul tekib küsimus, huvitav, miks pärast selles 4. kohas, see on siis Rail Balticus, seda vargust ei ole. Ma ei tea, võib-olla ma olen tõesti ära rikutud ja nii edasi, aga no... Vart on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale. Opa, võt täpselt. Ja kui ma mõtlen, et see värk on seal siukese küsitava väärtusega, no miks ma pean uskuma, et kõik need ülejäänud elemendid, mis sinna ehitusse tulevad, miks nad peaksid mingil kombel paremad olema? Liiga tark oled, mõtled liiga palju, näed liiga laia pilti, võib-olla koguni mõnes mõttes tervikut. Jah, no ühesõnaga nii on, aga eks me oleme meil on olemas üks niisugune liikumine, väga soovitan minna sinna arvutisse ja vaadata. Tähendab, on olemas niisugune ühiskondlik kasutus nagu avalikult Rail Balticust. Kus juures muide, see on siis sellel esmaspäeval, ma arvan või ei, mitte esmaspäeval, teisipäeval vist. Ilmus ka jällegi üks järjekordne niisugune pikem artikkel, mille kirjutas Toomas Kiho, kes on ka meie pundis ja kes on ajakirja Akadeemia peatoimetaja, just ka kõigist nendest Rail Balticuga seotud asjadest ja nii edasi, kus juures, eks me püüame seal võidelda nii palju, kui me suudame, aga mõnikord mulle tundub, et võib-olla on juba lihtsalt hilja, et me ei saa seda enam päriselt pidama. Ma tooksin siin välja taas oma jälgi vandenõuteooria või hüpoteesi, et sellest kuradi Rail Balticust peab saama Euroopa Liidu ja NATO välispiir. See on kõige jubedam. See on kõige jubedam variant selle puhul, jah, muidugi. Aga vaata, siin on olemas üks selline Murphy seadus. On olemas. Ja, aga see puudutab mitte ehitamist, see puudutab luuramist. Mis on Murphy seadus salaluure kohta? Ja see kõlab niimoodi. Salaluure printsiip või seadusluure on see, et ükskord on luurama hakatud ja pärast ei saa pidama. Võt siin on nüüd see sama asi, et ükskord on ehitama hakatud ja nüüd ei saa enam pidama. Kus juures nüüd, kus veel ilmnevad ikkagi väga katastroofilised asjaolud. Noh, nagu näiteks see, et me oleme siis nüüd meie sõprade lätlaste käest kuulnud, et nemad küll Pärnu poole või sinna raudteed ehitama ei hakka, sest neil pole selleks absoluutselt mitte mingisugust vajadust. Juhul, kui tõesti see Rail Baltic üldse teha, siis neil on vaja sealt minna alla Vilniusesse, Kaunasesse ja sinna poole. Lisaks sellele on ju, kui Riia poolt meie poole tulla, see on siis ka Valga poole tulla ja nii edasi, on ühendus olemas. Ja see on täiesti korralik, hea ühendus, see siis Valka ja Valgast siis üles Tartu poole, mida on vaja teha, on vaja lihtsalt ainult elekter sinna tõmmata. Ja mõnes kohas, nagu siin arvata võib võtta see kuskil Pukakandis ja Aakre juures ja nii edasi, on ka natukene probleeme rööbastega. Et ta ei ole päris nii. Ühesõnaga, lätlased on öelnud ja ma arvan, et meie mehed oleksid ka sellega nõus, et ütleme see raudtee, mis läheb Tartust Riiga ja või Tartust Valka ja sealt edasi Riiga,
seal saab sõita täiesti külma kõhuga, kiirusega 180 ja võib-olla aja jooksul 200 kilomeetrit tunnis. Mida sul siis veel siia juurde vaja on? Tõsi, jah, on üht-teist, mis vajab parandamist, kus ühesõnaga no võt üks näide, tähendab, kui ma korra olin sõbral külas Reola kandis. See on siis, eks ole, Tartust, tont teab kui palju, 15-20 kilomeetrit. Siis ma märkasin ühte momenti, et sealt sõitsid igasugused tünnid, igasugused bensiini asjad ja nii edasi, tähendab raudteetünnid sõitsid sealt Tartu poole. Ja siis ma märkasin, et neid tünne nagu sõidab kuidagi nagu kahtlaselt vähe, et noh, ma olen kuulnud, et võt peab sõitma nii palju, aga sõidab kuskil 4 või 5 rongi päevas. Aga võiks sõita 20 rongi päevas. Et milles küsimus on? Bensiini on. Bensiini veetakse, tont teab kuidas, sealt Läti poole pealt Eesti poole peale, aga veetakse suurte nende autotsisternidega, samas oleks ju raudteega oluliselt lihtsam. Et milles seal probleem on? Ja nüüd ma lihtsalt tuletan seda momenti meelde, et see võib olla see faktor, mis natukene takistaks meie ühendust Valgaga ja Riiaga, on nimelt see, et seal on ka ühesõnaga, no mitte päris soine, aga igal juhul pehme pinnas. Ja see tähendab seda, et kui rong mööda sõidab 60 sellega, pinnas vajub alla. Ja nüüd on vaja pidada 2-3-4 tundi pausi, kuni see pinnas jälle üles tõuseb. Et tegelikult see pinnase vajumise tähendab see on piirang, et ühesõnaga sa saad 5 rongi päevas tuleb välja, aga 20 rongi ei tule, sest lõpuks siis, kui see pinnas on niimoodi, eks ole, alla vajunud ja siis tuleb järgmine peale, et ta vajub rohkem, et ongi jama. Ja kui see nüüd vastab, see vastabki siis tõele, siis nüüd on siis küsimus selles, et kuidas see probleem nüüd ära lahendada. Seda enam, et see langemise koht on just seal Reola kandis ja sealt sinna Põlva poole nii edasi. Ja see on nagu enam-vähem kõik. Sealt edasi läheb jälle korda. Tähendab see Põlva kandis seda läheb Petseri peale ja siit siis sinna. Et probleem on, saame aru, kus see probleem on. Ja üldiselt tõenäoliselt, ma arvan, insenerid teavad ka, kuidas see asi ära lahendada. Tähendab, sinna nüüd oleks see kruusa vedamine ja kõik see tähtis ja nii edasi. Aga lätlastel on jumala õigus, milleks meil on vaja seda idiootlikku Rail Balticut, kui me saame 200 kilomeetriga sõita Tartusse ja kui tahame edasi ülespoole nii edasi ja kõik ongi korras. Nii et oodata nüüd, et kui me ehitame selle Rail Balticu sealt Häädemeestelt alla ja nii edasi, et sealt nüüd lätlased vastu ei tule, ega lätlane loll ei ole, milleks tal seda tegelikult vaja on. Sest kogu see tema vajadus on tegelikult kaetud olemasolevate raudteerööbastega. Ja siin ju tekib ju veel üks huvitav moment. Kõik teadsid, et see nii on, aga alles nüüd hakkab nagu kuskil mõistus kergelt koju tulema. On see, et sealt ju siis tekib, ütleme ka siia Rapla ja sinna juurde meil tekib 2 paari rööpaid. Tähendab, ühed on nüüd need kitsad Euroopa rööpad ja teised on siis need, mis seal praegu on. Ja ühesõnaga nüüd, kui ma Tallinnast hakkan Raplasse sõitma kuskile, siis ma võin langetada endale otsuse, et kas ma tahan sõita laiemaga või ma tahan sõita kitsamaga. Kusjuures, kui nüüd veel peaks olema, et sinna tekitatakse veel, mis sinna tähendab lihtsalt nende rongide peale tekitatakse ka mõningad mugavused, nagu näiteks baar, söökla või mingisugused muud sellised ärgid, selline väike napsi võtmine ja nii edasi. Siis ma muidugi eelistan seda vana Nõukogude ja Soome rööpa laiust, sellepärast, et mida laiem rööpa vahe, seda vahem raputab. Ja kui ma võtan endale, eks ole, ma panen oma pitsi ilusti siia, siin on mul sakuska ja nii edasi. Ja kui mul on seal nüüd see kitsas, no seni ajani, kuni ma endal seda sakuskat siia panen ja nii edasi, mul loksutab kogu viina maha. Tähendab, ta lihtsalt on ebamugav. Või isegi, kui ma tahan näiteks magada selle istmena ajal nii edasi, siis jällegi mind ei huvita see, kui ta liiga kõvasti raputab.
ja kõige põhilisem lugu on siis see, et meil on siis nüüd 2, tähendab, meil on suhteliselt hea rööpapaar ja meil on siis Euroopa nigelpaar, millest enam nagu mingit kasu ei ole. Muide viimane uudis, mis avalikult Rail Balticust oli see, mida me hiljuti kuulsime, oli siis see, et nüüd siis sätitakse, esiteks kiirus pole teab mis suuremasti, seesama 200 kilomeetrit või 220 kilomeetrit tunnis. Ja tehes 1 kord päevas. 1 kord päevas. Selleks, et sõita siin mingisuguse 200 kilomeetrise tunni kiirusega, küsimus on kuhu. No oletame, nüüd siis on räägitud kogu aeg, et sõidame Varssavisse. No lööme jälle, eks ole. Miks? Selle asja lahti. Mis asi see Varssavi, ilus ja poolakad on kistid poisid ja kõik nii edasi. Ega Varssavi ju veel Euroopa ei ole. Sealt annab ikka kühveldada veel ikka tükk aega. Selleks, et sõita kuhu, oletame Berliini ja nii edasi. Aga see on hirmus suur vahemaa. Meile tundub, et Varssavi seal. Poolakate probleem on selles, et nende jaoks on Varssavi Euroopast liiga kaugel. Ja meie nüüd siis sõidame sinna, kus sinna kaugel. Ja kogu see jutt, eks ole, jällegi, eks ole, tekivad igasugused huvitavad ideed. Aga Poola on meile sõjaliselt tähtis partner, on. Ja Poola on meile väga tähtis sõjaline partner. Me peame üldiselt rehkendama, et Euroopas, ja seda on inglased muide öelnud, ja seda on prantslased öelnud, et Euroopa 2 kõige tugevamat, otsustavamat sõjalist jõudu, 2 tükki on Ukraina, suur riik, ju tegelikult Ukraina on ikka väga suur riik, kusjuures neil on sõjavägi, kes oskab sõdida ja kes sõdib palju suurema vastu ja nii edasi, tähendab. Ukraina on sõjaline riik number 1 Euroopas ja number 2 on Poola, mis on lihtsalt kõige suurem, tähendab, neil on kõige suuremad relvavarud ja värgid nii edasi. Kogu NATO sõjaline reserv, mis praegu seisab ju Poolas, eks ole, kõik veetakse ju sinna, need asjad ja nii edasi, nii et kõik seisab. Ameerikale kuuluvad tankid ja lennukid ja värgid, need seisavad Poolas. Niisiis, nad on tõepoolest tegelikult meie jaoks tähtsad. Aga ega see ei tähenda, et nüüd selle Nirause, selle Rail Balticu vedamisega nii edasi, saab Poolast midagi ära. Poola veab kõik asjad ära, mis tal on vaja siia vedada olemasolevate raudteedega ja poolakatel ei ole. Ja jälle muide asi, mida vedada, oletame seal tankid ja suurtükid ja miinipiltujad ja nii edasi. Tähendab, jah, tõepoolest neid on vaja vedada raudteega, see vastab tõele, sellepärast, see on kõige, tank ei saa ise sõita. Sellepärast, et tanki, see töömaht või see on kuskil 200-300 mototundi ja nii edasi. Sellepärast tanki veetakse igasuguste muud asjade pärast, sest tank on väga õrn asi. Ja tank lastakse oma peaga sõitma ainult väga lähedal sellele rindele, kus ta juba peab paugutama hakkama. Tank peab sõitma nii vähe kui võimalik, sellepärast, et ta on raske, roomikud, ta on õrn ja nii edasi. Ja tõepoolest teda tuleb vedada. Aga siis tuleb teda vedada jällegi mitte selle niruse kitsarööpmelisega, mida Rail Baltic endast kujutab, vaid selle laiarööpmelisega, mida mööda. Ja kõik see, mis meil praegu Tapal on ja kõik, mis meil ka suur osa tehnoloogiast, mis on Ämaris ja kõik need asjad, mis on Lõuna-Eestis nii edasi, kõigega on hakkama saanud selle praeguse raudteerööpaga. Nii et see mõte nagu ka kaob ära. Nii et nii ta on. Ja siin karta nüüd, et midagi nüüd Ukrainaga läheb väga halvasti või nii edasi, selleks ei ole mitte mingisugust põhjust. Sel lihtsal põhjusel, et Ameerikal on üks põhimõte, ta ei ole kunagi, tal ei ole see alati asi välja kukkunud. Aga see, et mis saab nüüd Ameerika ja Trump ja nii edasi, on olemas üks väga lihtne reegel. Ameerika ei anna kunagi ära oma strateegilist territooriumit. See, mis tal on sõjaliselt ja majanduslikult oluline. Ukraina on Ameerika jaoks strateegiline territoorium. Ja see, mis nad siin praegu vahepeal natuke vaidlesid ja kõik on juba möödas, kõik on juba ära leppinud ja kõik on korras, on Ameerika jaoks strateegiline territoorium. Nii et nii on need lood ja veel täna teatas USA välisminister Marco Rubio,
et kõik Ameerika toetus, kõik, mis oli mõeldud ja nii edasi, inimesed, tehnika, kõik muud asjad, mis olid mõeldud Balti riikidele, jäävad kõik alles ja lähevad aina suuremaks ja aina võimsamaks, nii et Ameerika on meie sõber nii, nagu ta pidigi olema ja jääb ka edaspidi. Kas see peaks nüüd tähendama, et nui neljaks sõda peab tulema? Ei, see tähendab seda, et Vaat nüüd on see värk, et me peame sellest rääkima järgmisel nädalal, sest on üles kerkinud selline väga huvitav probleem. Tähendab see, mida Ukraina nõuab sellest sõjast praeguse seisuga ja mida Ameerika on valmis andma, on esiteks tulevahetuse lõpetamine. Ja ma ei tea, kuidas Putin ütleb selle peale ei. Teiseks siis relvade ja info laekumise tagamine, tähendab see, mis vahepeal oli pandud siin nädalaks ajaks pausile, kõik on tagasi, mahud ei muutu, natukene suurenevad. Info, see, mis on vajalik, et lennukid saaksid korralikult lennata. Ja kolmandaks tulevahetuse katkestamine, tähendab Ukraina tahaks katkestada seda alaliselt. Ameeriklased juba teavad, et see päris hästi tõenäoliselt nii ei lähe. Vähemalt algusekski 30 päevaks. Noh ja nii siis jääbki. Tulevahetus, maavarad, relvade tagamine. Ongi kõik nii, et tegelikult seis on see sama, mis ta oli 3 kuud tagasi. Ja läheb niimoodi edasi. Seis muutub muide selles mõttes, et nüüd, kus Ukraina on need rahuettepanekud välja käinud ja nüüd, kus Ameerika on öelnud, et need on väga head rahuettepanekud, nüüd on Putinil suhteliselt raske öelda, et ta ei ole sellega nõus. Sellepärast, et Trump on öelnud, et rahu peab tulema mõlemalt poolt. Ukraina on oma käigud teinud ja Ameerika on need käigud heaks kiitnud. Aga vot nüüd läheb lahti. Millal siis homme, ülehomme, mida Putin hakkab telefonidel rääkima, mis hakkab see on iseenesest väga selline huvitav probleem. No vaatame, Putin on praegu mingil määral kahvlis. No ei ole midagi teha, las hakkab mõtlema. Tänasele saatele vist paneme 3 punkti sappa, sest see ei ole veel lõpupunkt. Ole tänatud, Igor Gräzin, ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.